Maaelujutud. Tere tulemast kuulama Maaeluvõrgustiku taskuhäälingut Maaelujutud. Minu nimi on Reve Lambur ja ma töötan Maaelu Teadmuskeskuse Maaeluvõrgustiku teenistuses. Tänase saate teema on Eesti maaturism ja selleks on väga oluline põhjus. Eesti maaturismi ühing sai sel aastal 25-aastaseks, selle 2025. aastal. Ma ei tea, millal teie seda podcasti kuulate. Ja mul on väga suur rõõm siin stuudios tutvustada ja stuudios vestelda maaturismi ühingu väga tegusate naistega, tegevjuht Raili Mängel, büroojuhataja Katrin Papp ja nõukogu liige Anneli Kana. Ja ma annangi nüüd igale ühele sõna ja ma palun, et kui te endast nüüd räägite, et siis kõigepealt, et kui kaua ja kuidas oled seotud maaturismi ühinguga, kuidas sa siia organisatsiooni sattusid ja mis sind selle töö juures kõige enam kõnetab? Et Katrin, alustame sinust. Võib-olla sa oled kõige kauem olnud, ega ma ei teagi. No, tegelikult vist aastate järgi jah tõesti kõige kauem, et maaturismi ühinguga seob mind aasta 2002. Ja kuidas ma siia sattusin, oli see, et ma õppisin sel ajal ärijuhtimist ja selle suund oli siis turismi juhtimisele. Ja minu lõputöö teemaks oli maaturism, mis sel ajal oli veel suhteliselt noor aru Eestis ja ühtlasi sattusin ka maaturismi ühingusse praktikale. Siis sai praktika läbi, töö sai kirjutatud, kool sai lõpetatud ja läks 2 kuud mööda ja tuli telefonikõne maaturismi ühingu büroost, et kas sa ei tahaks tulla meile tööle. Esialgu küll oli see pool kohta, mis mulle pakuti ja kuna see pool kohta võimaldas mul maaturismis töötada teise töö kõrvalt, siis tegelikult hea meelega võtsin selle pakkumise vastu. Ja nii ma siia sattusin, et ühel hetkel sai poolest kohast terve koht ja nüüd on juba aasta 2025 ehk siis 23 aastat. Kes sind tollel ajal kutsus? Ma ei mäleta, ma hommiku isegi püüdsin meenutada, et kas see kõne tuli mulle Kaidi Nõmmergalt, kes sel ajal oli büroojuhataja või oli see lausa Margus Timmo, kes mulle helistas. Võt see on kuidagi, ei suuda enam meenutada. Margus Timmo ehk esimene maaturismi tegevjuht, jah. Ja Raili? No Margus Timmot ikka võib lausa ühingu loojaks ja nii-öelda ühingu isaks lugeda. Minu teed ristusid Eesti maaturismi ühinguga aastal 2002. Tundub, et see aasta on meie tiimi jaoks märgiline, et sel ajal oli minul suurepärane rõõm töötada ühes pereettevõttes ja siis me oma pereettevõttega liitusime Eesti maaturismi ühinguga ja ühingu liikme staatuses olin ma kuni aasta 2008 ja siis, kuna me lõpetasime oma majutusettevõttega ja samal ajal, kuna ma olin ka Lääne-Eesti esindaja Eesti maaturismi nõukogus, siis ütlesin nii suusoojaks, et no ajutiselt nii kaua, kui te leiate endale selle õige inimese sinna tegevjuhi kohale, et nii kaua mina võin seal olla. Ja see ajutine asi on kestnud nüüd 15. novembrist 2008 ehk siis 17 pikka lahedat aastat ja ma ikkagi ütlen siinkohal ka ära selle, et see märgiline hetk, kui see teatepulk sai ajutiselt üle võetud, siis mulle öeldi, et ma näen ühte kevadet, aga ma olen ju neid näinud ikka juba 17 ja 18. ootel, nii et see on üks lõpmata lahe teekond olnud ja kui ma nagu mõtlen, et mis mind seob selle ühinguga, siis ikkagi kõik need inimesed, kes sellel teekonnal on olnud, et ükstapuha neid ühinguid võib olla ja neid teemapõhiseid klastreid, aga kui sul ei ole neid sinu inimesi sellel teekonnal, siis ilmselt sa võib-olla nii palju seda ühistingamist ei teeks, aga meil on, tundub, et kopsud on väga sarnased ja paljudel. Ja Anneli? Minu seotus Eesti maaturismi ühinguga on tegelikult nii-öelda ametlik
suhe. Aastast 2015, kui me Metsanurme külakeskusega astusime maaturismi liikmeks, aga maaturism ja turism laiemalt ikkagi tegelikult veel enne seda, et aastal 2007 läksin ma tööle Eesti hotelli- ja turismimajanduse erakooli, olin seal turismiosakonna juhataja, meil oli maaturismi õppe lausa kutseõppe suunana. Selleaegne direktor Sirje Rekkol oli tegelikult maaturismi ühingu nõukogu esimees, nii et sellist seost oli hästi palju. Nii maaturismi ettevõtjad käisid meil kaugõppes õppimas, kui siis otseselt direktor ja veel mõned õppejõudki olid seotud, siis vahepealne aeg 2010 sai minust siis ettevõtja, tulin sealt palgatöölt ära ja mõne aasta jooksul siis tõepoolest selle sama maaeluvõrgustiku ja Avebremse kutsel osalesime me Railiga, mina Eesti külaliikumise kodukant esindaja ja Raili maaturismi esindaja. Avatud talude päeval olime alati kaasas välisdelegatsiooniga paar päeva ja sinna meid siis laulatati ühte tuppa ööbima ja eks sellest maaelust tuli kogu aeg juttu ja ilmselt ikka Raili ütles ka, et astuge nüüd liikmeks, aga 2015 astusime liikmeks, paar aastat lasti mul rahulikku elu ka nautida liikme staatust ja siis tuli üks selline pöördeline koht ja minust sai täitsa ootamatult maaturismi nõukogu esimees. Vedasin seda vankrit 5 aastat ja nüüd olen olnud 3 aastat nõukogu liige. Väga põnev, tõesti, pisikene Eestimaa ja avatud talude päeva on ka tore kuulata siin. Aga Raili, palun räägi mõned sõnad ka ühingust endast. Kuidas te oma liikmeskonda hoiate, et olete nii hästi toimetanud kõik need aastad? Ma arvan, et kogu selle alus on ikkagi see, et ükstapuha, kui ka mul ei paluta ühingust rääkida, siis tegelikult ma olen alati toonitanud seda, et meie ühingu liikmed on kõige olulisemad, nende heaks ja nende hüvanguks ja nende huvides me siiski toimetame, nii et ma arvan, see ühte hoidmine, väga paljud ka ühised ettevõtmised on need, mis meid on sidunud. Võib-olla meenub mulle endalegi sellest ajast, kui ma võib-olla olin seal ise ettevõtluses või maaturismi ettevõtluses sees, meil oli Pärnumaal selline maaturismi ettevõtjate padjaklubiks nimetasime seda, et me saime siis kord kuus kellegi juures kokku ja siis me seal maad ilmad rääkisime läbi ja mured ja rõõmud ja kõike pidi, et sellised asjad on nagu ikkagi, ütleme, igal ettevõtjal on oluline, et ta teaks, et tal on keegi olemas kusagil, kellega tal on võimalus oma mõtteid vahetada, oma kogemusi jagada, võib-olla natukene isegi midagi kõrva taha panna, isegi kui ta sellel hetkel võib-olla jätabki selle enda teada, mis ta sinna kõrva taha paneb, aga see on hoolivus, usaldus, ka lugupidamine ikkagi inimeste vastu, et ma arvan, et see ongi, et see on meie pere. Ja Anneli, palun kirjelda, kuidas te seda sünnipäeva või veerandsada juubelit, juubelda ei ole, aga seda veerandsajandat sünnipäeva tähistate? Ei, no me ikka ise küll arvame, et on juubel. Me alustasime ikka suure hooga ja välismaal. Sest lihtsalt õnneliku juhuse tahtel on ühingu sünnipäev enamasti samal ajal, kui toimub Põhjamaade suurim turismimess Helsingis, Soome mess ja ka sellel aastal 19. jaanuar olime me siis Soome messil ühe seltskonnaga ja teine seltskond Eestimaal, nii et me ikka takusime trummi ja puhusime vilesid ja panime õhupallid püsti ja ütlesime kõigile külastajatele, et me oleme selline ühing, kes täna tähistab 25. sünnipäeva. Aga tegelikult ikkagi igapäevaselt ja Eestimaal ka, et lisaks sellele, et meil on kõik selline erikujundus ja me ise seda ikka mainime kogu aeg, siis ka sellised sündmused, mida me oleme siis korraldanud ja korraldamas. Üks ja suurem, mis sai teoks septembrikuus, oli siis maaturismi teemaline, mitte siis Eesti maaturismi ühingu, vaid üldmõiste maaturismi konverents, mida sellisel kujul ei olegi Eestimaal enne tehtud ja sättisime ta siis septembri lõppu, kui on rahvusvaheline turismipäev, meie välisettekandjad, meie
partnerriikidest andsid sellise oma väga ägeda vaate nii oma riikidele kui Eesti maaturismile. Saime palju inimesi kokku ja ta tegelikult oli ka selline inspireeriv ja selliseid mõtteid natuke laiendav. Ja nüüd me oleme lähenemas, täna kui me räägime, siis täna on meil 11. november, kui me seda juttu ajame, 19. novembril saame me siis kokku ühingu aastakoosolekul, aga aastakoosolek Eesti Maaturismi Ühingus ei tähenda kunagi sellist protokollilist lühikest päevakest, et vaatame üle eelarve ja kinnitame aastaaruande ja kuulame juhatuse aruannet, vaid seal on alati sellised ägedad esinejad, kes panustavad siis oma teadmistega meie liikmeskonda ja teeme koos midagi vahvat, on see siis mingi esineja kuulamine, mõni etendus, loomulikult eestimaised lõuna- ja õhtusöögid, nii et see ootab meil veel ees. Ja siis veel üks selline tore asi, et kuigi me elame sellisel elektroonika ajastul, siis mingi asi, mis kirjasõnas jäädvustada, peab ikkagi ka paberile meist jääma, nii et meil on küpsemas trükikojas üks selline tore trükis 25 aastat Eesti Maaturismi Ühingut. Väga põnev ja seesama konverents, kus ma ise ka sain olla kuulaja, et see oli tõesti väga hästi üles ehitatud, et need välisesinejad ja Eesti vaade, et oli väga põnev kuulamine. Kui ma võin Reve siia veel lisada, siis me aasta alguses, mul on väga just siia sõites ka meenus, et Kuku raadios Madis Ligile just nii-öelda lubasin aasta alguses, et me sellel aastal veedame üksteisega aega võimalikult palju koos, et see tähendab ikka meie jaoks, et liikmetega me teeme ühiseid ettevõtmisi ja tõesti ma arvan, et läbi selle aasta on neid olnud ka pisemaid kokkusaamisi ja need on vägagi rõõmuruhked olnud, nii et sünnipäeva meeleolu on kestnud terve aasta läbi. Väga rõõm kuulda. Ja üldse Maaturismi Ühing on olnud läbi aegade väga aktiivne, innovaatiline, et nii palju, kui ma olen olnud ise kas seotud või kursis teie tegevustega, et teile ka teadmiseks, kes te kuulete, et kui te pole veel seda teadnud, siis et Eesti saunatee ja Eesti toidutee on suuresti tänu maaturismile meil siin toimimas. Siis tänu Maaturismi Ühingul läbivad Eestit Euroopa kaugmatkarajad, metsamatkarada ja rannikumatkarada. Nad on tegelenud sõjaajaloopärandi, aiapärlite, loodusturismi, pääsetavuse teemadega, et tegelikult on see loetelu veelgi pikem, et ja neid asju on tõesti seinast seina ja kõik nad on ikkagi seotud maaturismiga puhtalt ja suunatud kas siis maaturismi liikmetele või siis meile kui kasutajatele, kes me maapiirkonda satume. Aga kas igaüks teist võiks esile tuua sinu jaoks kõige ägedama või sulle kõige südamelähedasema tegevuse või projekti, millega sa Maaturismi Ühingus oled olnud seotud või mis võiks olla nagu eriti nagu esile tõstetud, et see on nagu see äge asi, mis on nagu ära tehtud. Katrin või kes tahab alustada? Kellel tuleb kõigepealt? Kuna neid teemasid on olnud tõesti seinast seina, siis võib-olla midagi konkreetset esile tõsta kohe ongi hästi raske, aga mind tegelikult nendes kõigis viimastes projektides miskipärast paelub see ligipääsetavuse teema, mis tegelikult läbivalt ongi väga paljudes projektides nüüd olulisel kohal, sest et võib-olla me alati ei mõtle sellele, et see turism oma erinevates vormides peab olema ligipääsetav väga paljudele erinevatele sihtrühmadele, et võib-olla see teema on pigem see, mis praegu kõnetab. Ja see, et ikkagi neid sotsiaalseid sihtrühmi on nii palju, et me kunagi võib-olla mõtlesime ennast natukene kinni sellele ja olime väga kitsalt, vaatasime sellele ligipääsetavusele üldse otsa. Et need võivad nii väiksed asjad olla, mis tegelikult ka iga ettevõtja saab teha ja üldse ei pruugi olla see suur investeering, et kellegile jälle oma teenus muuta ligipääsetavamaks. Mina ilmselt pean ka töölepingu tõttu ütlema ühe teema või ühe projekti, see on naljaga öeldud, et pean, aga ma olen olnud seotud mõlema projektiga, mis siis praegune ka jätkuprojekt on sõjaajaloo-pärand. Kui see nagu algas, see on siis koostöös Läti partneriga, Läti Maaturismi Ühinguga, selline projekt
või projektid, mis toovad esile eelmise sajandi sõja ajaloo mõlemas riigis, alates siis esimesest maailmasõjast kuni taasiseseisvumiseni ja see algul nagu tundus küll selline teema, et noh, sõjast me ei tahagi midagi kuulda ja et miks maaturism peaks sellega tegelema. Aga kui sa juba sellesse sisse oled haaratud, siis noh, tuli ka sellest tööst seda, et lisaks sellele, et me nagu vaatasime neid objekte ja kuidas seda sõjaajaloo pärandit siis esitleda turismis, võidi ju küsida, et miks maaturism sellega tegeleb. Siis meil oli seal ka, noh, kõikide projektide puhul on ka selline erihuvi on, et siis need samad matkarajad, et kui see turist või külastaja juba kusagil Eestimaal on, siis see meie ühingu nii-öelda esindatus tähendab ka seda, et see ettevõtja saab sellest mingi oma kasu sellest, et see turist ju ei lähe ainult midagi vaatama ja kogema, vaid ta tahab ka süüa ja magada nende objektide lähedal, et see oli kindlasti üks teema, et viia see mingi teema meie ettevõtjateni, et sellest on, kui sinu läheduses on mingid sellised turismiobjektid, et seome need omavahel, et ei ole ainult nii, et ma olen maaturismi ettevõte, minu juurde tullakse sööma ja magama ja pakun siis seda, on see mingi ratsutamine või miniloomaed, vaid just nimelt see, mis on Eestis laiemalt, et kui inimene seal piirkonnas juba on, siis ta seal piirkonnas ka sööb, magab ja naudib teisi teenuseid. Et see on ilmselt nagu üks, kus ma tõesti olengi olnud projektrühmana seotud, aga teine, mis ma ütlen, et on südamelähedane, on see, et ma päris tihti satun viima Eestimaale Soome gruppe, selliseid rätsepatööreise ja kui nad siis just nimelt soovivadki külastada mingeid selliseid turismikohti, siis ma viingi nad ju alati meie omade kolleegide juurde, maaturismi ühingu liikmete juurde, kelle puhul ma olen alati veendunud heas teenuses, heas kvaliteedis, kiires suhtluses ja mitte ainult soomlasi, et olen rännanud läbi terve Eestiga ühe suure Sloveenia grupiga. Nii et minu jaoks on ka see, et näidata oma teisi kolleege, teisi ettevõtteid välismaalastele. Ja Raili, sinule? Mul on väga raske nagu mingeid valikuid teha küll, aga ütlen see, et ülioluline on see ikkagi toidukultuuri edendamine, sellepärast, et me võime tõesti Eestimaal külalislahkuse sektoris mida iganes pakkuda ja teha olla, aga kui meie külaline on näljane, siis teda ei huvita ja paelu mitte miskit, isegi siis, kui pererahvas pea peal kõnnib, et sest ma arvan, et see toidutee on meie ikkagi ühingu poolt väga kõva tegu kohe selline ja aastate pikkuseks samamoodi, ma arvan ka see kohaliku toidu andmebaas, et kõige kergem on ju öelda, et meil ei ole võimalik kohaliku toorainet kätte saada, aga tegelikult juba me oleme ikka vägagi palju panustanud selle nimel, et see oleks kättesaadav hästi, jah, logistikaprobleemid on ja jäävad ilmselt pikemaks, aga küll neile ka leitakse lahendused ja kahtlemata sauna teema, et ma olen perest, kus vähemasti väga mitmele pereliikmele on saunas käik nagu väga suureks elamuseks ja see sauna aasta, mille me ka ette võtsime, et see oli nagu väga põnev, suur väljakutse, aga samas ma arvan jällegi, et andsime nagu oma väikese ühinguga hästi suure võib-olla tõuke, et see saunakultuur ikkagi pääses veelgi enam püünele. Loomulikult, et meie ikka Edaveera on kõva töö sellel teemal teinud nagu eraettevõtja tasandil, aga kui me mõtleme lihtsalt kui saunakultuuri tervikuna ja võib-olla riigi tasandil, siis sellisel kujul ju varem ei olnud keegi lähenenud. Ja võib-olla veel, mis on see maaelulaad, rural lifestyle, mis meil oli, eks ole, et juba sellise sõna nagu maaelulaadi toomine jällegi Eesti sõnavarasse, mis on jälle taaskord Lea Sudakova selline siis sõna toomine meie aabitsasse ja kõik ikka need käed külge osalustegevused, mis ma arvan, et saavadki olema ka tulevikus kindlasti, mis on või on selleks siia ilma loodud, et jääda. Ja võib-olla ütleme niimoodi, et teades ise, kui käänuline on olnud ühe
sellise katusorganisatsiooni vedamine, taganttõukamine, majandamine, siis on suurepärane, et meil on sellised projektid nagu projekt Päsil olnud, kus meil oli võimalus tugida Eesti veinide võrgustikku ja ka Jõgevamaa katab laua koostöös siis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga ja ka siis UK ehk siis Suurbritannia turule suunatud ekspordiprojekt ikkagi loodusturismi teenuste osas, kus me kutsusime Eesti Loodusturismi Ühingu sinna partneriks ja ma arvan, et see 3 aastat on olnud sellele ühingule ka märgilise tähendusega ja kindlasti andnud tiivad, et edasi lennata, et kui loodame, et on edaspidi ka neid, kes panevad õla alla ja ka ettevõtjad on veendunud, et selline ühing on väga oluline. Mis projektid praegu veel käimas on või tulemas on? Kas on ka juba teada, et mingid uued teemad? No hetkel ütleme nii, et meil on laual 10 projekti, millest 2 siis lõpevad selle aasta lõpuga, ongi see sama Päsil ja Nature Expo ehk siis Suurbritannia ekspordiprojekt, aga kui me räägime veel, võib-olla aiapärlid on vähe meil saanud siin veel ka tähelepanu, aga see oli ka just Katriini poolt nimetatud ligipääsetavuse teemaga seotud, aga võib-olla kui me vaatame nüüd tulevikku, siis me oleme esitanud ikka koos oma lõunanaabritest Läti maaturismi Laukutselotasiga juustu ekspordiprojekti. Sarnaselt nii, nagu me täna siis seni oleme eksportinud loodusturismi teenuseid UK turule. Nüüd on meil selline soov Eesti käsitööjuustuga ja Läti käsitööjuustuga ja see ei ole ainult Lätiga koostöös, vaid ka Soome, siis juustumeistrid on meil seda korda lausa partnerina kambas. Küll aga teame, et see konkurss on vist päris tihe, seda korda 120 taotlust, nii et aga me ikka praegu loodame, et meil see saab tulema ja teine teema kindlasti, et see well-being'u teema, see heaolu teema ja heaolu ja terviseturism, ma arvan, on ikkagi ka see, mis on tulnud selleks, et teada ja ma arvan, et kui me vaatame ikkagi seda vaimset tervist ka inimestele, et siis natuke küll etteruttavalt, aga ilmselt tulevikus on kindlasti seda sorti turismiteenus vägagi nõutud. No tegelikult maailmavallutusest rääkides on ju praegu käimas projekt Käsitöösiider Austraaliasse. No just. ja Raili juba just missioonilt tulid, eks ole, ettevõtjad esimesed missioonid. Ja Raili mainis ka seda nii well-beingut kui ka seda maaelulaadi, et selle temaatikaga on meil ju möödas küll, aga läheb asi edasi suunatud siis Aasia turule, kus meil oli 6 aastal kokku Jaapani turule suunatud teenused, just nimelt see vaikne turism, aeglane turism, kohal olemine alates metsast mustikate korjamisest kuni külapeole nendega kaasa minemiseni, nii et tegelikult hästi lai ampluaa tõesti Aasiast Austraaliani. Et vaatamata sellele, et me jõuame jällegi selleni kuidagi tagasi, et me oleme ju kõigest maaturismi ettevõtjate katusorganisatsioon, aga me täna ikkagi oleme sukeldunud väga erinevatesse teemadesse ja üsna süvitsi. Nii et loomulikult, et on projektides alati selliseid tegevusi, mis on märkamatud ja sa pead kindla peale tegema ja mis jäävad võib-olla kulisside taga, aga ma arvan, et sealt on alati läbi erinevate projektide tulnud väga märgilise tähendusega saavutusi, tulemusi, reaalseid kasutatavaid võib-olla tööriistu igapäeva ettevõtluses, et mida siis ikkagi ettevõtjad saavad kasutada, nii et me ei ole ühtki projekti teinud projekti pärast. Ja mingid asjad lendavad sealt ju ise lähevad veel edasi. Kahtlemata ja see, et aga ütleme niimoodi, et tõesti siinkohal kniks ja kraaps ikka kõikidele rahastajatele, et me tõesti seda ei saaks ja ei suudaks saavutada ainult oma liikmemaksuga, mis meil on täna ikkagi 100 € aasta,
et see on tänu erinevatele Interregi projektidele, Interreg Eesti-Läti, Interreg Kesk-Läänemere programm, Interreg Läänemere programm, oleme kasutanud Erasmus programme, oleme Maaelu Teadmuskeskus on meid aidanud, on praegune siis Regionaalpõllumajandusministeerium on nii-öelda Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi allüksus Visit Estonia on teatud teekondadel meile õla alla pannud, et võib-olla siin, jah. Kui nagu kuulajal võib-olla tekib küsimus, et okei, et nii palju asju on seotud väiketootjatega, siis tegelikult need väiketootjad on ju ka väga tugevalt turismiturul just sellega, et nad enamikud pakuvad ju ka seda külastamise võimalust ja näitavad oma tootmist ja kõik see, et see tegelikult ju ongi turism. Ja üha enam on ju see suund tegelikult, et mitte tõesti ei tulda ainult magama, vaid sa tahadki saada seda elamust, et on mindud selle elamuse peale järjest kogemus ja elamus on sest magamas käiakse Tallinnast kuskil suurlinnades ja siis sa lähed ka, vaatad ise oma neid elamusi, aga maal samamoodi sa tahad ju neid elamusi saada ja maal minu arvates on nende elamuste amploaa on oluliselt laiem kui linnas, et sul neid võimalusi, neid elamusi pakkuda on tegelikult oluliselt rohkem kui linnas, mulle tundub. Ratsutama sa linna väga ei lähe, olgem, ja ka luutama ka samuti mitte, et väga palju tegevusi. Aga võib-olla peaks siia ikkagi ära nimetama ka see meie ühingu nii-öelda leivanumbri ja mida keegi ei rahasta, seda rahastavad liikmed ise, on meie igasügisene nii-öelda reis liikmetele, kuhugi tutvumisreis siis kuskile piiri taha ja see on tõesti nii, et veel teadmata, mis on täpne programm, mis on täpne maksumus, siis on juhtunud ikka täitsa nii, et poole tunniga on ka 40 kohta täitunud ja 30 inimest on veel ootelistil, et see on nagu leivanumber. Kui ma sellest räägin oma välispartneritele, kolleegidele, siis nad lihtsalt raputavad, nad ütlevad, et kuidas te seda suudate ja ometigi see tõesti, me ei tee selleks mitte midagi, aga võib-olla kokku võtab selle kogu asja, et ikkagi on see usaldus, mis me nende aastate jooksul oleme oma liikmetega saavutanud ja see üksteise mõistmine ja võib-olla see empaatia tunne ka, et mille järele just parasjagu siis kuhu minna tahetakse või mida näha tahetakse ja see, et nad tunnevad, et see ongi ikkagi nende jaoks spetsiaalselt rätsepabistes tehtud. Kuigi võib tunduda, et meil on ju tohutult palju maaturismettevõtted maapiirkonnas, aga et liikmeskond on umbes 300, aga see 300 on ka nagu täiesti, te on üle Eesti olete igalt poolt ju, et selles mõttes ei ole see nagu mingi näitaja, et mõni parad ainult 300, et meil on ju tuhandeid maaturismettevõtjaid, aga ma arvan, et alati on nagu kõige paremad. Ja ka meie uks on avatud 24/7 kõigile uutele soovijatele ja samas kui väga mõistame neid, kes, kui nad ka ütlevad, et ei, et nad enam ei soovi jätkata, et siis tuleb osata nii aktsepteerida üht kui teist viisi, et elu ongi täis ja muutusi. Ja ma tean, et teil on ka väga hea veebileht www.maaturism.ee, kus on, mina ise kasutan seda väga sageli, et mingite seminaripaikade otsimiseks maapiirkonnas. Seal on väga tore otsingumootor, et tõesti saad maakonniti, saad selle seminari suuruse järgi seda otsida, et ma soovitan ka teistele, kes te kuulevad, et tõesti, et minge surfake, pluss veel see, et kõikide projektide kohta on teil seal muidugi see ülevaade ja siis seesama see toidude, või mitte toidu, vaid see toidu ja joogitootjate kaart, mis on ka väga-väga hea kaart, et seda, nad ei ole sellised kaardid, mis on kuskile jäänud, et keegi on kunagi valmistanud, vaid neid tõesti nagu hoitakse ka sellisena, et kasutamiskõlblikud. Ja kindlasti ka see üle-eestiline sündmuste kalender, mida me oleme juba pikki aastaid välja andnud igal aastal siis turismimessiks tavaliselt meil ta valmis saab ja siis me oleme ta sinna kodulehele kenasti üles pannud ja praegu võib-olla hetkel kõige viimane info, mis sai sinna lisatud, on see 30. septembri maaturismi konverentsi esitlused kenasti videode kujul. Nii et kes ei saanud tulla, siis olge lahked, vaadake järele. Ja maaturismimessil olete, mitte maaturismi, vaid Eesti turismimessil. Olete te ka ju alati väljas olnud? Seni oleme küll olnud. Kuigi ka mõtleme ikkagi, et vägagi, et kas ja kuidas ja
mil moel ja aastad see olite peaks tegelikult ju olite teie need, kes korraldasid seda elamust, maitseelamuste ala seal, tervet halli. Et see oli ka väga suur tore tegevus. Tõime pealinna kokku siis Eesti toidudialooglas siis Tallinnas terve kohe nädalavahetuse ja kaasasime sinna siis erinevad toidupiirkonnad üle Eesti ja ka üksikettevõtjad siis Eesti Toiduteelt ja meie võib-olla selleks kutsumise aluseks olid just need ettevõtted, kes ikkagi just nimelt neid külalisi ka vastu võtsid, et mitte lihtsalt, et nad on väiketootjad, vaid ka korraldasid oma juures siis võib-olla degusteerimisi või ka siis näitasid oma tootmist, eks ole. Niipidi oli see. Ja kus me oleme võib-olla ka veel toredasti olnud ju väljas nii oma väiketootjate kui ka maaturismi kõigi ettevõtjatega Eesti Mängus on minu arust päris vahvaid ikkagi kingitusi, need Eesti Mängu mängijad saavad selliseid maitseelamusi ja ka tegelikult erinevaid võib-olla puhkuse võimalusi ja seiklusi ja aktiivselt. Tuleb kohe meelde, kuidas, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga et kuulsin kogemata lihtsalt rollis, kuidas kaks prouat omavahel arutasid, et seda Eesti Mängu on kohe nii põnev vaadata, et nii põnev, mis seal pärast need auhinnad on, et kes need välja panevad, need auhinnad. Et see ka näitab, et jah. Jah, sest tegelikult ega seal pisikesel maaturismi ettevõtjal, kes ongi, võib-olla tal on 10 majutuskohta, sa ei jõua, sul pole võimalus jõuda sinna Eesti Televisiooni, aga läbi sellise tegevuse on see, vaatad, et täiesti uskumatu, et kuidas nii väga ühe sellise hästi lühikese loo küll Eesti Televisioonist tegelikult, mis on seotud selle sama ruumi, selle sama stuudioga, et koroona aasta see oli ikka ju 2021 ja 2020 algas, 2021 oli meil see ja, et tegelikult ju koroona käis, kõik oli kinni, maaturism oli justkui selline natuke nagu ainuke, kes see telesaade oli 20 ja siin ma pean tõesti tänama Katrin Viirpalu. Me olime täiesti kinni, oli aprillikuu ja mulle heliseb telefon ja ma võtan igaks juhuks võtsin telefoni, aga meil oli samal ajal veebis oma ettevõtjatega kohtumine, et lihtsalt suhtleme, laseme auru välja, kuidas edasi. Meil olid siis kontaktid ministeeriumiga ja ütlen Katrinile, et mul on hirmus kiire, et mul hakkab kohe üks veebikas ja Katrin küsib selle peale, et Anneli, et kas sa saaksid tulla Televisiooni täitsa kohale, sest enamik inimesi kartis, aga et me tahaks rääkida maaturismist, sest teie teenused on ainsad, mis võivad nagu kontaktivabalt kusagil maal, inimesed tohtsid majutada. Ja see, mis me nagu 10 minuti jooksul otsustasime, et ma läksin sinna veebikoosolekule ja me arutasime seal, et kui ma pean homme hommikul olema, homme hommikul vist ei olnud, see oli paar päeva oli vahet, Televisioonis ja seal midagi näitama, et kuhu võiksid need inimesed minna, see mobiliseerumine, mis toimus 2 päeva jooksul tegi siis meie IT ja juhatuse liige Erki Kukk valmis sellise maandumislehe, kuhu saatsid, ma ei mäleta, 30-40 teenust tuli meie ettevõtjatelt, ehk et ma läksin 2 päeva hiljem Televisiooni ja meil oli eraldi bänner kodulehel, mida klikati, kontaktivabad teenused maaturismis, et tegelikult on vahel hoopis see ETV poolt tulnud siis see pakkumine ja see sama kinnitab seda Raili öeldud, et see kokkuhoidmine ja koos tegemine, see ühise asja eest hästi kiirelt väljas olemine, et see oli nagu väga äge. Aga jah, tõesti aasta hiljem koroona ikka veel kehtis, me ei saanud teha avatud ustepäevi ja siis me tegime siinsama stuudios mingi 1:20 sellist otsesaadet, kus me tutvustasimegi neid teenuseid, ettevõtjaid saatsid videoklipid. Tore nimi oli virtuaalkohvik. Ja me loosisime auhindu, kõik proovisid, eks me olime küll televisioonis enne käinud, aga see oli nagu väga äge, et ka aitäh Jäneda keskusele ja maaeluvõrgustikule ja täna siis teie uuele nimele Maaelu Teadmuskeskus, et me saime neid tehnikat katsetada ja kasutada, aga just nimelt jälle see kiirelt reageerimine ja ühise asja eest väljas olemine. Ikka Eerikud kannatlikkuse eest. See on selle väiksuse mõnu võib-olla ka, et tõesti, et kui oled väga suur, siis on see juba keerulisem. Me saime idee taha, Eesti
televisiooni juba kasutasime ära, nüüd hakkame ise televisiooni tegema. Ja mina ise jätkuvalt meenutan, kuna ma ise tegelen avatud rõõdapäeva korraldamisega, et jätkuvalt ei taha unustada avatud maaturismi ettevõtete päeva. Et 1. mai, mis ta aastaid, ikka mitu aastat järjest toimus, et oli väga-väga äge ettevõtmine, et loodetavasti kunagi jälle mingil moel võib-olla tuleb, aga eks siis näis, ei pea midagi lubama. Ka küsimus selline, et kui panna elu nagu sammasteks, et kirjeldada sammastena, et kui suur sammas võiks olla teie elus maaturismi sammas võrreldes teiste sammastega? Katrin? Noh, kui ma mõtlen, et võib-olla elus on ka 3 sükest olulist sammast, et kodu ja pere ja töö ja siis tegelikult maaturismi oskus seob nad kõik ühte. Ja võib-olla teine asi veel, et kui sambad, siis nad peaks siis kui kõik ühesugused olema, muidu see majakene kukub sealt alla ju. Ehk et ju nad siis on, neil kõigil on võib-olla erineval hetkel mingi erinev osakaal, aga üldiselt ikkagi on nad ühteviisi olulised. Raili, sul ainult üks sammas. Ütleme niimoodi, et kui te mu pere käest seda küsite, siis nad ütlevadki, et ilmselt ma mõtlen ainult selles suunas, aga tegelikult on, eks nad käivad heas koostöös kõik ja kahtlemata, et see sellise töö tegemine, see peab olema sulle lihtsalt meeltmööda, et sa ei tee töö pärast, vaid see, et sulle tõesti see meeldib ja see kuidagi nagu hobi ja töö käsikäes või see lihtsalt ma annan aru, et ma ealeski ei satuks nii paljude inimestega kokku, nii paljudesse maadesse, nii paljudesse, ma ei oleks kunagi arvanud, et ma Eestimaal tean nii palju inimesi, kui ma seda täna teen tänu oma just sellele tööle, mida ma teen, eks siis see sammas on väga-väga suur, aga ma usun, et ma ei ole selle töö kõrvalt unustanud oma ikka pere. Mulle ikka ütleme niimoodi, et jah, vanaema ma võiksin küll olla palju, vanaemana võiksin leida rohkem aega, aga selle eest ütleme nii, et mul see lapselaps on väga pika listi koostanud sellest, et kui ühel heal hetkel ikka sealt sellest suurest maaturismi sambast jääb aega üle, et siis me sõidame veel päris mitmetes maades. Katrin ütles, et on 3. Vahel öeldakse, kui öeldakse sambad, et kus pidi keegi võtab, et kas sa võtad neid Euroopa Liidu 3 või Tartu Ülikooli 6 või ma siis võtan selle Tartu Ülikooli 6 heast Rootsi ajast. Rootslastega seob mind siis üks kauge sugulusliin ehk mu. Ja siis ma ise mõtlesin, et sambad olid vanasti ilmselt ka nendel vanadel kõrtsihoonetel, et minu üks eelkäijatest aastast 1743 oleme jälile saanud minu esiisa, kes Rootsimaalt Eestisse tuli, oli kõrtsmik. Nii et mul vist see kuidagi see geen sealt liigub, aga sammastest rääkides, et kui ma siis otsustan siin ja praegu, et neid on 6, siis on see maaturism päris kindlasti üks nendest. Ja nagu Katrin juba ütles, et kui üks ära kukub, siis kukub ju ehitis või taburett või mis iganes asi nendel sammastel seisab või maailm kuidagi vildakaks, nii et appikene, no siis ei saagi ju ära kukkuda. Küllap ta ikka jääb minuga käima moel või teisel, eks ju, et võib-olla see ei ole MTÜ Eesti maaturism täpselt sellisel juriidilisel kujul, aga elamine maal ja võõrustades seal külalisi, olles külalislahke, see ilmselt käib minuga lõpuni kaasas. Ja siis peabki hakkab vist kommal tõmbama, et võiks viimane lõpuküsimus, aga see on ka selline tulevikku vaatev, et milline võiks olla Eesti maaturism ja Eesti maaelu umbes 10 aasta pärast? No nüüd ütleb Raili. Ja tegelikult enne ka juba võib-olla mõne oma vastuse juures pisut avasin seda tulevikule aegast ka, et see tänase päeva lihtsalt juba trendid näitavad seda, et me rääkisime võib-olla 10 aastat tagasi, et majutus ei tulda majutama ainult ja magama,
et on elamused, nüüd tänaseks ongi see võib-olla rohkem juba käega katsutavalt ja arusaadav, et inimesed ei tulegi ainult magama, vaid soovivadki mingeid kogemusi, elamusi. Et pigem ikkagi seesama, et vaimule, hingele ja kindlasti oma teadmisi ja oskusi tahetakse ka võib-olla suurendada ja ollakse tagasi oma juurte juurde ja kõiki selliseid tegevusi, ehk siis need osalustegevused on, ma arvan, et üha suuremaid tuure võtvad. Et seda pidi. Mina usun ka sellesse, et see külalise kohal olemine saab olema pikem, ka ühes võib-olla väikeses kohas kohal olemine. Ja ma tundsin seda eriti sellel suvel jällegi käies mõne grupiga oma kolleegide juures, ma tavaliselt ka alati küsin, et kuidas suvi on läinud või kuidas hooaeg on läinud või kuidas üldse läheb ja nii mõnigi inimene on selle peale öelnud, ma tean, ega sa ei küsi seda niisama suusoojaks, kindlasti on kuskil vaja midagi öelda, siis me asume barrikaadidele Railiga, kui jälle ilmub mõni ajaleheartakkel, maaturism väikse tähega, siis üldmõistena sureb vist välja, kõik on nii kallis, Eestimaal ei saa ju puhata ja siis me ründame heas mõttes, kutsume korrale ajakirjanikud ja ütleme, et äkki räägiks positiivsetest asjadest ka ja samal ajal ma kuulengi meie ettevõtjate käest, et nii mõneski kohas külaline jääb pikemaks, ka väliskülaline, et ta võtab sellest maaturismi ettevõttest justkui omale sellise baaslaagri, sööb seal õhtust, sööb hommikust, läheb vahepeal, teeb mõne matka, sõidab mõnda väikesesse linna, tuleb õhtuks tagasi, näeb seda kohalikku elu ja maaelulaadi, et mina usun sellesse tulevikku, et ma näen enda pealt, kui ma reisin mööda maailma, mulle ei meeldi ammu enam need suurlinnad ja kui ma siis satun väga-väga tihti sinna väikestesse kohtadesse, tulles nüüd Šotimaalt, kuidas ma seal kadestan, et ma tahaks ka mööda seda rannikut sõita. Ainult, et ma seal vist seda teisel pool liiklusega ei saaks hakkama, aga igal pool mujal küll, et sa tahaksid nautida seda kohalikku elulaadi, et suurlinnad on lõpuks kõik ühtemoodi ja need las olla ja kiired linnapuhkused ka, et ma usun, et nii Eesti enda inimesed kui ka väliskülalised jäävad maale tulema ja hakkavad seal olema pikemalt korraga. Katrin, tahad lisada? No mis ma lisada oskan, et tegelikult väga loodaks, et see maapiirkondade elujõulisus ei vähene võrreldes, mida ikkagi viimased aastad vägagi näitavad, et see ikkagi pöörduks nagu vastupidises suunas, et jah, ma arvan, see ongi see siuke pigem lootus kui ennustus. No ja meie ju tegutseme, sest maal on elu, meie kinnitame seda juba ju 25 aastat on ju. Kas on veel midagi lisada, enne kui päris ära lõpetame? Tuleb veel midagi, mida ei maininud? Mul endal on see sama külalislahkuse ja see sõna, et tõesti, et kui me ise ka ringi käime, et tegelikult märgakem, et meil tõesti inimesed, ma loodan, et naeratavad teile seal maapiirkonnas, et võib-olla neid naeratusid ja kohtad isegi rohkem kui Tallinnas või Tartus, et see külalislahkuse teema on ka väga nagu äge, mis maaturismi ettevõtetega kaasneb. Ja miskipärast arvatakse ka seda, et maapiirkonnas, et võib-olla, et ka nii hästi süüa ei saa või et justkui, et ikka, et nagu pealinnas on ainult see koht, et kus või suuremates keskustes, et täna mina küll julgustan inimesi, et võtke südarindu ja tulge ja avastage ja uskuge, et üllatute nii iseendas kui teistest, kes teie eest head hoolt kannavad, et maapiirkonnad on tõesti avastamist väärt ja sealt leiad toredaid inimesi, võib-olla kõik ei ole kohe esimese hooga valmis ja nii suhtlusaldid, aga õige nurga alt ikkagi vestlust alustades võib nii põnevate vestlusteni jõuda ja need lood ja jutud, oleme ju isegi teinud nende aastate jooksul vist mingi raadiosaates, vist oli Kukuga kunagi tegime koostöös, olid nii põnevad lood on, mis ettevõtjatele on rääkida, et osake ainult küsida ja kui te vähegi tunnete huvi, siis uskuge, et sealt võib kuulda mis iganes lugusid, nii et ja võite ühelt maalt olla ise ka laulu sees.
Ja see oht on küll, sest nagu ma siis alustasin, et me anname sellise 25 aasta väikese trükise välja siis peale meie üldkoosolekut, peale 19. novembrit, see ilmub tegelikult ka veebis, et ei pea seda paberil saama ja me tõepoolest sinna ühe osana kogusimegi ettevõtjate poolt meile saadetud tõelisi juhtumusi elust alapealkirjaga, kui kõik ei lähe nii nagu peab. Ja seal on lugusid nii klientidest, mitte kellegist ei nimeliselt ega ettevõtte kaudu ja isegi ettevõtjad ise on anonüümsed, aga toredaid juhtumusi elust enesest saab sealt lugeda ja sinna me ootame neid juurde, nii et ma arvan ka, et see rõõmsam pool sellest tööst tuleb nendes lugudes väga selgelt välja. Aitäh teile, ma loodan, et see trükise leiab mingil hetkel teie veebilehelt maaturism.ee ja Maaturismi Facebooki leht on Puhkusmaal. Et võib seal olla väga süke jälgida, mis seal toimub, et olla kursis maaelu asjadega ja aitäh kuulamast ja aitäh külalistele. Ja meie varasemad lood on kõik leitavad Instagramist, YouTube'ist, Spotify'st ja SoundCloud'ist, et järgmiste kuulamisteni.